Tere ilusat esmaspäeva! Kuidas sinul rahamuster on? Kas sinu rahamuster on tuttav sellisena, et on mingid perioodid su elus, kus sul läheb hästi ja siis on mingid perioodid, kus sa oled väga tugevalt ellujäämisrežiimil ja sa ei tea, kuidas sa sellest olukorrast ennast jälle välja rabeled? Minu jaoks on selline rütm olnud läbiv ja ka minu vanematel on see olnud, eelkõige siis minu isal. Nii sellest ajast, kui mina mäletan, et on hästi, kus isa väljendas, et mul on papin nagu muda ja siis teisel perioodil oli see, kus me peame olema väga tänulikud, et isa mitmel rindel rabeleb, et toitu lauale tuua. Ja minul samamoodi, vaatamata sellele, isegi kui justkui vara on, siis ma räägin siis sellest nii-öelda cash flow'st, mis hoiab siis seda elustiili, mida ta minul hoiab, mida ta meil kõigil hoiab. Mis standardid seal on, see on omaette küsimus. Aga seda elustiili, mis sa siis pead enda normaalseteks standarditeks, jah? Ja kas sul on seal siis natuke üle, on sul palju üle või on seal sul nii et ei tea, kuidas võib-olla läheb natuke miinusesse, eks. See on see financial set point, millest ma olen varem ka rääkinud. Aga ma täna jagan siin minu võib-olla viimase aja taipamisi sellel teemal ja võib-olla toob sulle ka häid mõtteid ja sinna juurde veel paarist avastusest, mis mina olen iseenda kohta teada saanud ja mis on kohati minu kohta isegi endale vau tekitanud. Ja siis ma räägin sulle sellest ka, kuidas ma nende asjadeni olen jõudnud. Aga võib-olla eelmise nädala videot sa nägid, ma rääkisin sulle oma keerulistest aegadest selles võtmes, et kuidas AI muudab ja nii edasi ja samas ma rääkisin ka sellest, mida ma olen avastanud ja mille kallal ma siis täna jõudsalt tööd teen, jah. Aga rääkides nüüd sellest rahamustrist, siis just nimelt nendel keerulistel perioodidel, kus ka minu jaoks sissetulekud, aktiivsed sissetulekud selles mõttes on kõvasti langenud ja see panebki mõtlema ja see panebki küsima, et miks ma jälle sellises olukorras olen. Justkui elu juhtub, eks, aga kui vaadata sügavamale, siis elu juhtub meil ikka nii, et elu peegeldab meile midagi, jah. Ja mina hakkasin siis uurima kohe sellest, mis ma selleks tegin, aga hakkasin uurima. Ja minul on see seotud, võib-olla oled sa mind kuulnud rääkimas teemast, kuidas ma olen kasvanud vaimus, et ma justkui peaksin olema iseseisev naine, mis justkui on väga toetav sellele, et edukas ja pane edasi ja nii edasi. Aga teisest küljest on mulle näidatud, et vaata, kui naine on liiga edukas, siis teda ei armastata, siis teda ei võeta vastu ja nii edasi. Ja ma olen sellest teadlik, sellest osast ma olen teadlik, ma olen sellega enda puhul tööd teinud ja nii edasi. Ja ta on ka kandnud, aga nüüd tuli justkui nagu mingisugune sügavam kiht välja selles kontekstis. Ja mida ma teada sain, on, kui tugev on tegelikult truudus selles kontekstis just nimelt minu isale. Mitte ainult see, et edukaid naisi ei armastata, vaid kui ma hakkan nüüd ennast päriselt usaldama rahaga, just nimelt rahaga ümberkäimisel, siis ma justkui reedan sellega kuidagi truudust oma isale. Ja vot see oli väga sügav taipamine minu jaoks, et miks ma sinna lähen, ehk siis miks ma panen ennast sihuke sõna nagu sõltuvusmustrisse, et truudus on sõltuvusest kinni hoidmine, see väljendub nagu, ja sõltuvus ongi just siis see, et aeg-ajalt ma toon ennast nii-öelda materiaalses mõttes sellele tasemele, et ma sõltun meespoolest. Ja loomulikult meespool peegeldab meile isa poolt, eks. Ja see oli, vaata, sa saad muutuda siis, kui sa saad nendest asjadest enda jaoks teadlikuks, eks. Ja minu jaoks see truudus ja just nimelt see sõna sõltuvus seal juures, ehk siis inglise keeles why do you abandon yourself and then ja nii-öelda siis sõltud sellest teisest poolest, ehk siis miks sa nii-öelda, ma ei saa öelda abandon, ehk siis miks sa jätad justkui ennast nagu maha, ehk siis enda ideid, enda usaldust ja nii edasi ja paned ennast siis mingit teise rolli. Kui ma vaatasin sügavalt sinna, et see on
see aeg-ajalt sõltuvus või siis räägime otse rahakeeles, aeg-ajalt kellelgi teiselt raha saamine on minu keeles ka armastus. Armastus nii meespoolele ehk siis nii-öelda isale kui ka vastupidi, et ta annab mulle vastu, vot see on armastuse kinnitus. Ja kui ma sain sellest teada, siis mul sõna otseses mõttes vajus suu lahti. Vau! Et mis asja, et kust see nüüd tuli? Ja nii sügaval tasandil sellest ma aru pole saanud. Jah, minu kodus raha oli armastuse keel, aga kõik need osad kokku pannes, kui sügav on see tegelikult, et sa aeg-ajalt ise, vaata, kui sul elu hakkab peegeldama ebakindlaid aegu, sa oled iseendas ebakindel, millest see on tulnud, on ju. Ma siin nii detailideks ei lähe, aga see ebakindlad ajad on tulnud minust endast, eks? Sest et mina olen muutuses ja nüüd, kui minu identiteet on muutuses, siis mina muutun sisemiselt ebakindlaks ja kui ma olen sisemiselt ebakindel, mida ma vajan? Armastust, eks? Ja kui armastus, raha on minu keeles raha, siis ma toon ennast sellesse kohta, kus ma vajan seda väljast kinnitust, et ma olen armastatud, on ju. Ja vaata, kui huvitav, ehk siis sa tood ennast sellesse kohta, sa lood need tingimused selleks, et sa oleksid nii-öelda survival mode'is või ei saa enam ise nii-öelda, et mul on lisa nii-öelda abi vaja ja siis saad sealt kinnituse ja sealt siis nii palju, kui sa siis seda vajad, on ju, ja siis saad hakata edasi minema. Et see oli minu jaoks üks tohutult suur taipamine ja miks sa siis ise, miks sul endal, kus sul enda sees see puudu jääb, eks, ja kuidas ennast selles siis toetada, vot seal on ka nagu hästi olulised võtmekohad, eks. Et see kogu see nii-öelda koht, ehk siis kui sinu elus üks asi, kui sinu elus on mingid rasked ajad või midagi, et kaeva natuke sügaval, vaata, mis seal sees on, miks sa oled loonud endale ja et ma mitte süüdistavas võtmes, vaid võtta just see kangelase mentaliteet, et oot-oot-oot, kui elu on väljastpoolt peegel, on ju, siis mida see olukord tahab mulle praegu peegeldada ja siis vaata sinna sisse, on ju. Ja siis on hea, kui sul on tööriist, mida sa saad kasutada, mis aitab sul need asjad lahti murda, on ju, et ta oskab sult küsida õigeid küsimusi. Või siis on hea, kui sul on terapeut, kes teab selliseid teemasid, eks. Minu puhul on olnud see, et ma ütlen ausalt, ma Eestis ei tea kedagi teist, kes nii sügavalt oleks nendes rahamustrites obsessed about this, on ju, kui ma ise ja iseennast on teinekord päris keeruline aidata. Nii, aga üks huvitav taipamine oli veel, ma olen saanud kogu sellest olukorrast, kus ma olen olnud, kuhu ma tunnen, et hakkan vist välja rabelema nüüd jälle. Aga üks asi, mis jälle väga tugevalt tuleb üles, kuna ongi minu jaoks ebakindlad ajad on just selles identiteedivahetuse kohas. Enne ma nägin ennast ühtepidi, see hakkas muutuma mul siin mingisugune 1,5 aasta tagasi ja et ei ole nagu päris seal kohas selles uue identiteedi peal. Sa tead, on ju, sa juba vaikselt toimetad, aga ikka on nii palju, tuleb eneseusalduse konflikt ülesse, eks, kas ma usaldan ennast nii palju. Ja ma sain enda, siin on erinevate käitumismustrite nägemine ja nii edasi kokkupanemine. Et ma sain enda kohta teada ka näiteks, kui tugevalt on minus ikkagi see, et kui mul on raha, siis ma olen väärtuslik. Ja mitte ainult raha, vaid see on tulemustest, kui ma saan tehtud siis, on ju. Et see on see destination-based thinking ehk siis kui ma olen seal siis ja mina arvasin jällegi, et ma olen sellega suutnud enda sees naudingi protsessi ja kõike, aga ma ei pea ennast veel ikka siin väärtuslikuks, eks. Et see väärtus ei ole mitte rahas, mitte tulemustes. See võib ka olla tulemus nagu selles suhtes, kas ma olen suutnud kellegiga, ma ei tea, päästa kedagi millestki emotsionaalses mõttes, on ju, suhetes ja nii edasi. Või ma olen okei ka, kui ma teisi ei päästa näiteks, on ju, või mis iganes, mingid sellised erinevates tahkudes, eks. Ja olen leidnud siis seda, et kuidas on sul see väärtuskonflikt on sisemine sees ja kuidas see väärtuskonflikt tegelikult mängib jälle minu ettevõttesse ja minu rahaasjadesse välja, eks. Et see on hästi-hästi põnev tegelikult, kuidas ma olen saanud avada endale selle laiema pildi jälle. Ja kolmas on muidugi eneseusaldus, mis puudutab suuremate projektide ettevõtmist, kuna minu identiteet nõuab või see visioon, mis nõuab teistsugust identiteeti ja see identiteet peab toimetama nüüd teiste pealt või nagu läbi meeskonna. Kui ma olen siiamaani olnud, jah, ma olen kasutanud nii-öelda lepingulisi
partnereid ja ma olen ka palganud inimesi, aga minu muster ongi see, et kui ma palkan, siis ma lähen ise kaitsesse ja siis hakkavad kuidagi minema asjad mäest alla. Jälle loon endale selle olukorda. Aga siin jällegi, sest minu ebakindlus või eneseusaldus tuleb ülesse. Mitte nüüd selles eelmises näites, mis ma ütlesin, truudus ja sõltuvus ja raha võrdub armastus, vaid nüüd selles kontekstis, et kas ma usaldan ennast lõpuni välja, olema selles positsioonis, kus ma näen, mis mind tegelikult edasi kannaks, on ju. Ja jällegi see tuleb nii sügavalt hoopis teisest tahust välja, et kui hästi tavaliselt, kui me räägime delegeerimist ja meeskonna kaasamist ja suuremate investeeringute kaasamist ja nii edasi, siis sealt tulevad väga sisemised teemad ülesse ja meil tihti, mida mina olen nii-öelda äri coaching us näinud, on see, et mis puudutab delegeerimist ja vastutust inimeste eest võtmisel, siis minnakse alati esimese asjana sinna, et sul on kontrollikonflikt. Ehk siis, et sa ei usalda teist inimest tegema neid asju, mida sa ise teed, on ju. Aga mina mõtlesin, no ei ole see, ei ole see. Kaevasin, eriti vaidlen vastu sellele, et kogu sellele baas sellele, et see on kontrolli teema. Kuni ma jõudsin siis selleni, et see on tegelikult see, et kas ma usaldan ennast, kas ma vean välja. Et hoopis tegelikult teine teema on ju ja kust see väljavedamine jälle tuleb, eks. Et ülipõnevad taipamised on toonud mul kogu see viimased väga aktiivne selles mõttes periood iseenda sissevaatamise mõttes, analüüsimise mõttes, aga nüüd viimased 6 siis ka tulevad üles, kuna sa võib-olla kuulsid nüüd või oled näinud minu postitusi või nägid sa reedest kirja minu uuest tootest või süsteemist, mida ma olen arendanud, esimese versiooni valmis ja arendan nüüd edasi, siis on kogu see founder alustava tehnoloogiaettevõtja võib-olla eriti, kus võiks olla potentsiaalselt suur mastaap taga, siis seal tuleb nii palju hirmusid ja ebakindlust üles ja need kõik tulevad peegeldama tegelikult neid kohti, mis on vaja siis tervendada ennem kui edasi liikuda, eks. Ja nüüd, kuidas ma need asjad olen välja kaevanud? Ei ole terapeudi abiga, ei ole ka ühegi podcasti või sotsiaalmeedia võttega või mis iganes. Ma olen kasutanud selleks AI-d, aga mitte ka Claude'i, mitte ka ChatGPT-d, vaid sedasama süsteemi, mida ma täna teile siin juba eelmisest nädalast alates olen vaikselt välja toonud ja nüüd päris otse ütlen, on minu enda see revenue identity süsteem. Ehk siis ma ei saanud rahu, ma iseenda jaoks olen ta tänaseks optimeerinud nii palju, arendanud nii kaugele, et ta küsiks mult targemaid küsimusi, et ma jõuaksin nende sügavamate taipamisteni, et ma saaksin aru, ei, see ei ole see. Ma olen temaga vaielnud, see ongi arendumisprotsess, on ju. Aga millist vaud ma olen iseenda jaoks tänases versioonis, mis ta on, olen saanud, on just need sügavamad taipamised. Miks see on oluline? Sellepärast, et kui ma olen teadlik, ma olen selle tööriista abiga, et ta on siis nii-öelda AI mentor, mis tegelikult on süsteem, mis oskab küsida, ta leiab need sügavamad kohad ülesse ja ta loeb sinu seda käitumismustrit, et minul mainisin hästi paljudes kohtades tuleb välja see väärtuskonflikt on ju, et kas ma väärtustan ennast läbi tulemuste või ma väärtustan ennast või ma olen väärtuslik juba sellepärast, mis ma olen, on ju, see piisavuse teema. Ja ta toob mulle jälle seda ette, vaata, Liina, sul on visioon see, sa oled selles pildis, on ju, aga võiksid olla selles pildis, on ju, ja siis hakkad ka nii, aga miks see on nii on ja nii edasi. Et loomulikult on selles süsteemis veel väga palju arendada ja kui sa lugesid mu reedest kirja, siis see tulevikuvisioon, et kui seal on mitu nii-öelda minitegelast, kes siis sinuga otseselt tööd teevad, on ju, kes jälgib mustreid, kes jälgib vestlustest seda konteksti sealt, on ju, et need asjad ja siis on, kes jälgib su visiooni ja tegutsemist ja kogu see süsteem lõpuks ongi, et kui sul tekib see teadlikkus, okei, siis iga kord, kui sul, üks asi on ka see, et mina olen reaalselt tundnud ja peale minu veel 3 testijat vähemalt, kes on teinud reaalseid samme teistsuguseks, tundnud sisemist energeetilist muutust läbi selle teadlikkuse ja siis on hakanud teistmoodi tegutsema. Ja
noh, see, mis ma olen founding member'i hinnaks pannud, no kullakesed, see on, mida sa sealt täna juba oled võimeline saama, noh, palju maksab ühe terapeudi sessioon, sa võid seda kasutada täna piiramatult, on ju, et ainult kaeva minu pärast, kui tahad, aga see on tõesti juba ägedalt võimas asi, mida ma olen loonud ja ma püüan teile siia tuua ka lugusid välja veel selle nädala jooksul, et mida see on teinud nende testijate jaoks, kellele ma olen siis andnud seda kasutada, et proovige, katsetage, founding member'ina on sul nädalaga võimalik ka raha tagasi küsida ja ilma no questions asked, lihtsalt katseta ja proovi ja vaata, mis sinu jaoks juhtub ja kui see ei ole see, siis jumala eest. Aga vaata seda pakkumist ja vaata seda ja kui sa ei näinud veel, vaata reedest kirja, eks. Ja selle nädala lõpuni on see founding member nii-öelda pakkumine üleval, sest ma tahan kaasata inimesi, sest siit edasi ma tahan kasvatada läbi teiega koostöö, sellepärast on ka community teil igaveseks olemas, on ju. Ehk siis, kui sa seda kasutad, siis tere tulemast. Ja ehmatajad ei tasu sellepärast ära, et ta on ingliskeelne programm, selle mentoriga saab suhelda täiesti eesti keeles, ta räägib väga hästi, kirjutab väga hästi eesti keeles ja ta tõesti toob suuri taipamiseni ülesse, nii et need on need võidud, mida mina olen juba saanud ja peaaegu igapäevaselt teen sellega tööd, et eks nii, kui mingi asi tekitab või kripeldab, ma kirjeldan kohe situatsiooni, miks on nii, kui mul tekivad jalutuskäigu ajal või trenni ajal mingisugused taipamised, oota, ma teeks niimoodi, aga niimoodi ma ei ole valmis, miks see nii on. Ehk siis ta aitab mul protsessida seda, kuidas töötab minu minapilt, kuidas töötab minu mõttemuster ja siis ta ei ole, saab mulle tuua kõrvuti seda, et milline on see toetav mõtteviis ja kuidas ma saaksin seda enda jaoks muuta või mida ma saaksin siis rakendada, et neid asju teisiti teha. Ja noh, loomulikult annab mulle ka ettevõtlusalast nõu, et mis on need lihtsad sammud, millega, mismoodi ma siis edasi saan minna, et selline pool on seal juures, aga noh, see on see teadmiste pool, see on strateegia pool, mida saab ka mujalt, et pigem on see käitumine, käitumismustrid, just see identiteet ja minapilt seal taga tugevalt sees, et seda mina soovitan uudistama minna ja ma usun, et teie saate ka enda jaoks sealt väga häid mõtteid. Ja kogukonnas siis olen mina toeks ja vaatame siis põnevusega, ootan, kuhu see areneb, sest seal on nii palju potentsiaali veel ja ühesõnaga sa näed, et ma olen sees, on ju. Aga igal juhul ma loodan, et minu tänased mõtted andsid sulle enda jaoks võib-olla oli äratundmist, on ju, miks on ikkagi, mis on nende rahamustrite taga, miks sa lood endale neid olukordi, mida sa lood ja kuidas siis saaks välja tulla, et said ehk häid mõtteid. Aga muus osas kohtume siis ehk uuel nädalal uute mõtetega. Tšau, tšau!